Hei hopsti, Miikal siin teie ees jälle ja nagu te pealkirjast lugesite, õpime täna jälle Kendamaga trikke. Ja esimene trikk, mis me õpetame teile, on Ken gripist swing spike, mis näeb välja nii. Ja teine trikk on suht sarnane, see on siis Dama gripist, et hoiame pallist ja teeme airplane'i, kus siis Ken tuleb ilusti meile siia sisse. Need on suhteliselt sarnased trikid, natuke teistsuguse hoiakuga, ühest hoiame Keniga, teist hoiame palliga ja nüüd lähmegi siis selle juurde, kuidas need trikid ära õppida. Nii et haara enda Kendama ja hakkame harjutama. Alustame siis swing spike'ist. Selleks tuleb võtta siis Kendamast kinni ja proovida saada pall spike'i niimoodi, et Dama ehk siis pall teeb ühe tiiru ära. Siin on nipp randmes. Nagu enamustes Kendama trikkides on randmest väga palju kasu ja tuleb leida siis see õige tõmme, et sa suudad palli tõmmata saltosse, ehk siis flippi, ehk siis swingi. Soovitan swingi alguses proovida väga rahulikult ja ettevaatlikult, sest kui sa tõmbad palli liiga kõvasti enda poole, võib juhtuda niimoodi, et sa saad sellega peaaegu pihta. Seega tasa ja targu algul ja nipp ongi siis selles, et sa võid võtta teise käe appi, paned ta natukene kaldu ja hakkad teda kallutama. Ja nüüd, kui pall jõuab siis umbes siia maale, tuleb õrn tõmme teha niimoodi, et pall hakkaks keerlema. Ja nüüd, kui pall keerleb, hakkad sa üks hetk nägema auku ja nüüd, kui sa näed auku, siis sa juba tead, et sa otsid spike'iga selle ja läheb siia sisse. Trikk võib algul võtta paar katset, et saada üldse tööle see keerutus, aga kui sa juba ühe korra saab pihta, hakkab see palju paremini tulema. Nii et jälgi, kuidas minu põlved, keha ja ranne teevad tööd ning kuidas ma selle ära maandun ning siis proovige seda imiteerida. Ops. Nii. Peamised vead, mis siis swingi harjutamisel tehakse, ongi see, et kas tõmme on liiga nõrk või liiga tugev. Kui tõmme on liiga nõrk, siis pall ei tee tiiru ära ja sa ei saa spike'i. Ja kui tõmme on liiga tugev, siis sa võid saada palliga hoopis pihta, nii et olge ettevaatlikud, tegemist on ekstreemspordiga, kui vaja, siis kandke kiivrit ja proovige siis endale mitte liiga teha. Ja üks viga, mis tehakse veel, on see, et see kaar tehakse liiga suurelt. Niimoodi, op! Põhimõtteliselt saab niimoodi ka trikki ära teha, aga see teeb asja lihtsalt keerulisemaks. Seega proovige leida see õige swing, et te teeks ilusti ühe tiiru, tuleks üle võlli ja maanduks sulle oda otsa. Swingi juures üks viga, mis võib veel olla, on see, et kui sul pall keerleb ja proovid teda panna swingima, siis ta läheb keerlema suvaliselt. Ehk siis alati, kui swingi teed, kas hoiad alguses seda kinni, et ta ei keerleks või jälgid, et ta lihtsalt oleks paigal. Ja teed siukse väikse kaare ette ja jep, boom, sopsti olemas. Üks hea nõuanne on veel see, et proovi harjutada trikke ruumis, mis on hästi valgustatud. Sest kui sa mängid hämaras ruumis, on raske näha seda auku ja nagu me eelmises videos juba rääkisime, on hea, kui su auk on siis ära markeeritud. See teeb sul palju lihtsamaks siis selle spike'imise. Järgmine trikk, mida me teile õpetame, on siis airplane ja see on suhteliselt sarnane trikk, aga nüüd Keni asemel me hoiame hoopis Damat. Ehk siis Dama gripist proovime saada Keni ilusti siia auku. Esimene asi oleks siis see, et enne kui sa hakkad airplane'i tegema, seisab su Ken võimalikult stabiilselt. Kui su Ken käib ringi ja proovid seda teha, on selle maandumine peaaegu võimatu. Ehk siis proovi panna oma Ken võimalikult hästi seisma. Ja nüüd see tõmme on suht sarnane nagu swingil, ehk siis paned talle väikse kaare sisse ja viimasel hetkel tõmbad randmega selle enda poole niimoodi, et ta teeks täpselt pöörde ära. Ja maandub sulle siia sisse. Põlved tulevad siin trikis väga palju kasuks, sest me saame põlvedega teha ennast madalamaks ja minna ka kõrgemale kaasa. Seega võib-olla aitab teid see, et alustate madalamalt ja põlvedega kontrollite siis oma kõrgust ja saate siis minna Kendamale või swingile kaasa põlvedega. Alustate alt ja liigute kaasa ja proovite siis ära maanduda selle triki võimalikult sujuvalt. Nüüd siis teile ka väike saladus kõik teie, kes saate Kendamaga saada üliosavaks. Neid samu trikke saab teha ka vastupidi, ehk siis inward swingi. Sama lugu on siin, et me teeme tõmbe, aga seekord pall siis teeb ettepoole keeru ja maandub meile spike'i. Tehnika on täpselt sama, aga selle asemel, et tõmmata nüüd tahapoole, tõmbame randmega ettepoole. Ja alati jälgige, et enne tõmmet teil pall ei keerleks, sest kui pall keerleb ja proovid swingi teha, siis tuleb lihtsalt spike. Ehk siis pall seisma ja jälle jälgi seda, et sa ei tõmba liiga kõvasti, muidu pall lendab ette ja kui sa tõmbad liiga nõrgalt, siis pall ka ei tee piisavalt keeru ära. Kui sa tahad Kendamaga saada eriti osavaks ja teha teistele palju miinuseid, siis soovitan need samad trikid ära õppida ka duubliga ehk siis kahekordsega. Saab teha siis double swing
flipiga sisse, saab teha invert double flipiga sisse ja muidugi saab teha ka airplane'e mitmekordselt. Nii et proovime teile need kaadrisse saada, paneme need aegluupi ja siis te juba näete, kuidas need käivad. Ja proovime teha ka näiteks teile minu lemmiktriki invert double swing. Tänane õpetus hakkabki läbi saama. Suur aitäh, et te vaatasite. Loodame, et saite natukene uusi nippe, trikke juurde ja kui teil on soovitus, mis võiks olla järgmine õpetus, siis kirjutage meile näiteks Facebooki või Instagrami ja kui teil ei ole veel Gendamat ja tahate, siis saate selle soetada kas Superskybargist, romgendama.ee või kirjutate meile otse Facebooki, sest meil on ka mõned head mudelid varuks. Nii et aitäh, et vaatasite veel kord, pange meile like, subscribe ja näeme järgmine kord.